Tšau! Ma olen tagasi ning nüüd ma tunnen, et on õige aeg rääkida eesmärkide seadmisest. Uus aasta on alanud, 2026 on siin, mis on väga tore. Ning minu jaoks on siis aasta lõppu ja aasta alguse siis lemmiktegevusteks uute plaanide tegemine, vana aasta eesmärkide ülevaatamine, nende kohandamine. Ja jah, see on üks väga hea asi, mida teha, kui sul on soov eesmärke saavutada, sul on mingi konkreetsed asjad, mida sa elus saavutada tahad. Ning täna ma räägingi siis, kuidas mina oma aasta eesmärke sean, mida ma teen. Ning ma jagan sinuga kindlasti paari nippi. Ma loodan, et õpid midagi uut siit. Ja ma jagan ka enda siis eesmärkide seadmise selliste aluste, mida ma ise kasutan ja see on Notionis. Ehk siis kindlasti vaata edasi ja ma loodan, et sa saad uusi nippe või siis inspiratsiooni oma uue aasta eesmärkide seadmiseks, kui sa ei ole veel seda teinud. Ja kui rääkida eesmärkide seadmisest, siis see süsteem, mida mina kasutan, olen ma juba kasutanud 2021 aastast, ehk see on püsima jäänud, kuigi ma olen inimene, kellele meeldib uusi asju proovida ja katsetada, siis see on väga üllatav, et see on minu jaoks püsima jäänud, ehk järelikult see ka toimib. Ja mida mina siis tavaliselt teen, kui ma hakkan siis uue aasta eesmärke seadma või nende peale mõtlema. Esimene asi on alati reflektsioon ja tagasivaatamine, ehk siis ma võtan oma eelmise aasta eesmärgid ja ma tavaliselt sean sellised eesmärgid, mis on väga konkreetsed, ehk siis ma saangi panna kas linnukese, et kas eesmärk on täidetud, või siis ristikese, et see eesmärk ei ole täidetud, ja siis ma hakkan juba analüüsima, et miks ma ei saanud seda eesmärki täidetud ja siis ma juba saan mõelda, kas ma soovin seda järgmine aasta uuesti proovida katsetada või natuke oma suunda muuta. Et alati on sinu enda otsustada, mida sa oma eesmärkidega soovid teha, kas jätkata või mitte, et aasta on väga pikk aeg ning inimesed muutuvad ja kui ma vaatan enda eelmise aasta eesmärkidele tagasi, siis ma võin öelda, et need eesmärgid, mida ma siis aasta alguses endale panin, osad nendest siis enam ei kütkesta ja ei ole minu jaoks nagu need õiged suund, et ma juba tunnen, kuidas aasta jooksul mu suund ja visioon on muutunud. Igatahes ma kasutan ühte sedasama Notioni template'it, mida ma olen aastate jooksul uuendanud. Ma lisasin selle lingi ka siia video alla, ehk siis sa saad ise vaadata seda, kasutada, korrigeerida vastavalt endale. Ja kui sa oled Notioni kasutaja nagu mina, siis kindlasti soovitan vaadata ja korrigeerida just vastavalt siis enda soovidele ja mugavustele. Või kui sul on juba olemas mingi enda template, siis väga tore. Aga siis rääkides eesmärkidest, mina sean oma eesmärke tavaliselt valdkonniti. Ehk siis mul ongi tavaliselt 9 valdkonda, milles ma oma aasta eesmärke siis sean. Ning ma vaikselt tutvustan neid ka ja siis toon mõned näited ka, mida mina siis sellel aastal ka enda eesmärkidesse panen. Kõige esimene valdkond on eneseareng, ehk siis see on see valdkond, kuhu ma panen kõik eesmärgid, mis on seotud minu enesearengu soovidega, näiteks koolitused, kui palju raamatuid ma tahan see aasta lugeda ja kõik sellised sarnased eesmärgid. Ja kui ma vahepeal kõrvale vaatan, siis see on sellepärast, et ma tegin väikse selle notesi endale, et mida siis täpselt rääkida, et ma midagi ära ei unusta. Väike selline side note. Ja enesearengu eesmärkides näiteks minul sellel aastal on eesmärk, et lugeda läbi 20 raamatut ja siis iga kuu endale teha selline habit tracker, kus ma siis jälgingi oma selliseid igapäevaseid harjumusi ja et ma soovin ka aasta jooksul endale selliseid uusi harjumusi luua ja see habit tracker on selle jaoks väga hea viis, kuidas seda teha. Siis teine valdkond on
töö ja karjäär ja sinna alla ma olen pannudki kõik enda sellised karjäärialased eesmärgid või tööalased eesmärgid, mida ma siis aasta jooksul saavutada tahan. Mul on näiteks sinna pandud, et rohkem YouTube'iga tegeleda, et ma soovingi see aasta iga kuu vähemalt 2 videot üles laadida ja rohkem sellist õpetlikku ja asjalikumat sisu ka toota. See on siis kindlasti üks ja siis nagu teine pool on ka, et Instagramiga rohkem tegeleda ja enda isikubrändi arendada seal. Kolmandaks valdkonnaks on tervis ja sport ja sinna olengi ma pannud kõik oma tervise ja spordiga seotud eesmärgid ehk näiteks üks eesmärk on, et kuna ma soovin sellel aastal rohkem jooksmisega tegeleda ja seda endale sisse harjutada, siis ma paningi konkreetselt, et ma osaleks ühel jooksuvõistlusel. Neljandaks valdkonnaks olen ma pannud suhted ja suhete alla lähevad siis suhted oma partneriga, sõbrannadega, perega, et kõik, mis on siis suhetega seotud ja muidugi sinna alla võid arvestada ka suhte iseendaga, kui soovid. Ja suhete alla näiteks ma panin selle, et ma soovin koos oma lähedastega vähemalt 2 uut asja proovida, mingid uued kogemused, et sellel aastal on mul üks eesmärk ka rohkem uudishimulik olla ja uusi asju kogeda, nii et see siis läks kokku selle suhete valdkonnaga. Järgmiseks valdkonnaks olen ma pannud kodu ja sinna alla lähebki kõik koduga seotud. Näiteks üks konkreetne mõõdetav ja kindel eesmärk, mis mul seal all ongi, et enda kodukontori nurk täiesti valmis saada, et mul on nagu mõned asjad puudu veel ja siis ma tahangi selle 2026 aasta jooksul selle valmis saada, et ma oleksin kodus produktiivsem ja saaksin efektiivsemalt tööd ja oma toimetusi siin teha. Järgmiseks valdkonnaks on üks kõige põnevamaid valdkondi arvatavasti, milleks on siis finantsid ja ma olengi iga-aastaselt pannud finantside alla hästi konkreetsed eesmärgid ja ka sellel aastal ongi, et ma soovin konkreetse summa oma säästukontole koguda ja mis summa siis ma soovin ka investeerida, ehk siis ma sellel aastal kindlasti tahan rohkem investeerimisega katsetada ja siis kõik oma finantsid hoida korras ja et mul oleks aina rohkem seda säästupuhvrit. 7. valdkonnaks on mul vaba aeg ja reisimine, ehk siis sinna ma panen kõik oma reisieesmärgid ja millega ma nagu tahan ka vabal ajal rohkem tegeleda. Et sellel aastal ongi mul pandud, et ma soovin külastada vähemalt 2 uut riiki ning üks reis on juba planeeritud, mis on väga hea, et loodame, et see eesmärk saab siis täidetud. Teine selline reis siis arvatavasti tuleb rohkem eksprompt, aga nagu ma ütlesin ka enne, siis aasta on üsna pikk aeg, ehk siis ma ei muretse selle pärast väga. Eelviimaseks valdkonnaks on materiaalsed asjad ja sinna alla lähevadki kõik sellised suuremad ostud, mida sa soovid osta näiteks, kas on mingi tehnika või mingi kallis mantel või mis iganes, et kõik need asjad võid sinna alla panna. Ja mul üllataval kombel sellel aastal ei ole seal all väga midagi, ehk siis see on üks valdkond, mis mul planeerides jääb tühjaks. Ja viimane valdkond on väga sellise üllatava nimega nagu muu, ehk siis seal on kõik asjad, mis ma tundsin, et ei sobi kuhugi mujale valdkondadesse. Ja näiteks üks asi, mis minul endal seal on see, et oma näonahaga tegeleda, et see korda saada, kuna ma tunnen, et viimasel ajal on natuke mul see probleemne, aga siis ma hakkangi teadlikult tegelema sellega ja sinna alla muidugi tulevad ka sellised väiksed etapid ja sammud, mida ma teen, et siis see tulemus saavutada. Nii, ma võtan vahepeal väikse joogipausi, kuna ma tunnen, et mu suu juba kuivab.
Vahetasin oma mikrofoni hoidmise kätt, kuna ma tunnen, et mu see ranne juba väsis ära. Aga nüüd, kui ma olen valdkondadest juba rääkinud, siis on aeg rääkida täpsemalt siis eesmärkide seadmisest. Number 1 ja kõige olulisem asi üldse eesmärkide seadmisel on see, et su eesmärgid oleksid väga konkreetsed ja mõõdetavad. Ehk siis mulle meeldivad väga numbrilised eesmärgid, siis sa saadki konkreetselt näha, kas see on tehtud või mitte aasta lõpus, kui sa siis tagasi oma aastale vaatad. Ja selles suhtes ma ütlen, et see finantside valdkond on kõige lihtsam valdkond, kus eesmärke seada, kuna finantside maailmas on kõik numbriline. Aga jah, isegi kui sul on selline hästi üldine eesmärk või suund, kus sa tahad liikuda, siis ma soovitan natuke enda peas mõelda, et kas sa saad mingid numbrid sinna juurde lisada või mingid kuidagi selle konkreetsuse siis. Sest et kui sul on oma need eesmärgid valdkondadesse ära seatud, siis järgmine samm, mida sa peaksid tegema, on see eesmärk tükkideks võtta. See tähendabki seda, et sa kirjutad üles kõik need sammud, mis sa pead astuma ja tegema, et sa saaksid aasta lõpuks oma selle suure eesmärgi täidetud. Ehk siis konkreetsus eesmärkide seadmisel on väga oluline. Ja kui eesmärgid on seatud ning iga eesmärgi all on seatud ka need väiksed eesmärgid või vaheetapid, siis mis mina teen, ongi see, et ma aasta alguses võtan ette esimese kvartali, ehk aasta jaguneb 4 kvartaliks, ehk ma võtangi selle esimese kvartali, mis on jaanuar kuni märts, 3 kuud, ja siis ma otsustangi, mis valdkonnale ma tahan keskenduda, mis eesmärkidele ma tahan keskenduda, ehk siis mina sean iga kvartal endale siis kvartaalsed eesmärgid, mis omakorda siis jagunevad kuu eesmärkideks, ehk siis need kvartaalsed eesmärgid omakorda ma jagan ära nendele 3 kuu peale ja siis mul ongi, et kuu tegevused põhimõtteliselt on paigas ja ma tean, et ma iga kuu liigun oma aasta eesmärkide poole või nende saavutamise poole, siis mis ma soovin saavutada. Ehk siis mida detailsemaks ja mida täpsemaks sa lähed, seda lihtsam sul endal on. Ja muidugi, kui sa oled eriti tubli, siis sa võid kõik oma need eesmärgid, mis sa oled kirja pannud igasse aastakvartalisse ära panna juba, aga ma ise võib-olla ei ole siis nii pika vaatega inimene. Ma olen proovinud seda, aga ma tean, et mul ei toimi see, kui ma panen igasse kvartalisse juba eesmärgid ära ja teen terve aasta kuuplaanid juba endale valmis. Ehk mul on natuke seda paindlikkust vaja ja kui vaja, siis ma tahan seda vabadust suunda muuta. Ja nüüd, kui mul ongi esimese kvartali eesmärgid paika pandud, jaanuari eesmärgid paika pandud, siis ma hakkangi lihtsalt tegutsema ja toimetama selle nimel, et väikeste sammudega siis oma aasta eesmärgid täidetud saada. Nii, ja kui eesmärgid on seatud, siis järgmine samm, mida ma veel lisaks sellele teen, on oma eesmärkide visualiseerimine. Ma usun, et kõik on kuulnud vision boardidest ja oma eesmärkide visualiseerimisest. Võib-olla sa juba teed seda, võib-olla mitte. Aga mina olen ka siis juba mitmeid aastaid endale iga aasta vision boardi teinud. Ja need ongi siis vastavalt mu nendele eesmärkidele, mida ma aastaks olen endale seadnud. Ja siis ma olengi tavaliselt suure selle kapa või pildiraami peale teinud selle, pildid välja printinud ja kogu aeg enda silme ees hoidnud. Sellel aastal ma küll toimetan natuke teistmoodi, et iga aasta ma panen küll selle vision boardi kujunduse siis enda esiteks telefoni taustapildiks, ehk mul on kogu aeg see silme ees, ja teiseks siis arvuti taustapildiks, ehk siis kui ma teen tööd ka, siis mul on see silme ees. Ehk siis need 2 kohta, kus ma alati näen neid pilte ja ma seostan seda juba oma siis aasta eesmärkidega, ehk ma alateadlikkuses ka juba töötan selles suunas või selle nimel, mida ma siis tahan saavutada aasta lõpuks. Aga sellel aastal ma ei teinud endale sellist füüsilist vision boardi, vaid
see aasta ma tegin endale Vision märkmiku siis. Ehk siis ma ostsin Tigerist 4 euro eest sellise märkmiku, printisin välja kõik need pildid, nagu ma tavaliselt teen. Aga ma lihtsalt ei pannud neid selle kapa peale, vaid siis ma tegin selle märkmikusse. Ja mul ongi niimoodi, et iga leht on pühendatud konkreetsele valdkonnale ja ma avastasin selle nipi üldse Instagramist, et keegi soovitas seda märkmikku teha. Et põhjus, miks seda teha, on see, et ma lisaks kirjutasin ka nagu teksti juurde, mida ma soovin saavutada ja just selles võtmes, et mul on juba see saavutatud ja see tehtud ja mul on see asi olemas ja niimoodi, et see on juba minu oma. Ehk ma kirjutasin kõik need tekstid siia juurde ja lisaks sellele, et see on siis mu selline Vision märkmik, mida ma regulaarselt vaatan, siis ma hakkan siia tühjadele lehtedele ka märkmikku pidama, et täitma seda algselt küll iganädalaselt, et ma igapäevaselt, ma usun, et ma veel ei jõua seda täita, aga ma hakkan siis iganädalaselt täitma seda ja siis kirjutangi üles, et kus maal ma oma nende eesmärkide või sammudega olen, mida ma siis aasta jooksul soovin saavutada. Ehk siis, kuna ma teen seda esimest korda, siis ma võin kunagi hiljem öelda, kuidas see toimis, et kas see on efektiivsem, et see kirjutamise osa siis juures on, kui on. Aga jah, igatahes ma siis plaanin ka sellel aastal oma sellist mõtteid hakata kirja panema. Ma usun, et ma olen nüüd kõik oma mõtted seoses eesmärkide seadmisega ära öelnud. Ma loodan, et ma midagi ei unustanud ja ma loodan, et sa said võib-olla paar head nippi ka, mida siis rakendada või kasutada. Ja all on see Notioni template, et kui sa soovid seda kasutada ja katsetada, siis kindlasti tee seda ning muud ei olegi, kui ma soovin edu sulle 2026 aastal. Loodan, et sa saavutad kõik oma eesmärgid ning et sulle tuleb edukas, õnnelik ja äge aasta.